Kopadi, sõbrad, kevad ja vitamiini vaja. Väike rohering. Läheme sööma. Paneme kõigepealt ühe väikse täitsa hea. Palju parem kui mingi, ma ei tea, rukkola või Hiina lapsas või. Tunnete ära. Väga hea. Aitäh. Vaatame veel. Üks on kirjas. Nii. Mis see veel on? Rahulikult. Kui hea. Kui hea. See on lausa magus. Teaks tuli mingi satikaga või? Aitüma. Vaatame veel, mis antakse. Kõhu täis. Väga magus. Aga no nii hea. Mine ära. Super. No nii, kes see on? Ma ei tea, väga hea on. Okei, ma ronin nüüd siit ladvast alla maa peale. Küll on hea. Väga huvitav. Ai. Väga hea mahlane. Seda tehnikat rullida ta niimoodi kommiks kokku. Seda õpetas meile kunagi Asso Kommer. Väge mees, tunneb asja. Väga hea. Võib-olla isegi praegustest äkki parima maitsega asi. Tõsiselt hea maitsega. Aga vaatame edasi. Mõne sooja koha peal olid, aga siin metsas veel ei ole. Siin on liiga vilu. Siin on loodus hilisem. No, pisikene. Ja. Nii, ja siit võtame veel manti natukene. Super värk. Iga päev 10 tükki. Kuu aega. Mis veel tahad? Käpuli rohu seest ja puu otsast ja tõmbame niisuguse laksu üles. Ma ütlesin, et sellest peab järgmise kevadeni välja vedama.
nii on ta siin Põhjamaal seatud. See on vitamiin. Aga see sobib ainult Jack Norrisele. Ei ole karulauk, on piibeleht. Hakka võis ka tulema. Ära näpi. Ja piibelehe naaber ka siin. Leseleht, samamoodi mürgine. Ei näpi. Maasika lehed olid ka, neid kõlbab süüa küll. Näed, siin on Jack Norrisele on ema pannud salatilauale ussilakk ja nesiniin ja mis tal siin veel kõik oli siin. Nägin veel midagi head oli. Noh, toomingas ka hea amsata. Ja kindlasti jänesekapsast Jackile ei kõlba. See on talle mürgine. Jänesekapsale siis muidugi. Aga noh, sinilill oli siin ka kuskil, et see sobib ka Jacki lemmikmagustoitude hulka. Aga vaatame, mis meile siin head veel on. Ussilakka tuleb kõvasti, nii et näe, siin on veel Norrise poisi. Emme on korraliku laua katnud. Varsti tuleb osima õhtuode sinilill, ussilakk, ülaseid natukene, nesiniint, toomingat ka ampsa peale ja kindlasti hunnik käbisi ka. Päris hea kraam. Väga mahlane. Ma arvan, et mets head. Võiks siin head konkurendid olla. Võib-olla kobras. Äkki ka sööb seda. Nendest saaks juba kõhu täis süüa siin. Korralik salati laks. Aga kui teid on ära nõiutud, siis seahernes kevadine aitab kindlasti ravida seda muret. Ja noh. Wow. No nii. Imeline jälle. Praegu nii õrrand. Mõned maitse, tekstuurid, elamused. Sellest nagu igapäevatoidus ei leia selliseid nüansse, mida siit otse tuleb praegu. Kapaga. Tead, sööks puu paljaks, aga
aga ilus puu on. Nii, seda tegelast tunnete või? See on selline eelmisest aastast jäänud. See on väga hea tulealgatus ka. Aga praegu vaatame, kas siin on värskeid võrseid ka. Ettevaatlikult läheneme, et ei märkaks meid. Ja hoppadi. Salat. Korralik värk. Tunnen, kuidas energia voolab kehasse. Selline võimas. Mineraalid, vitamiinid, asteroidid. Super hea. Ma olen neid taime aineid nii täis nüüd. Ma lendan siin pilvedes. Ei tea, võib-olla nad siis kombinatsioonis andsid mingisuguse tulemuse, aga praegu on küll nii, et hoia kinni. Peaks ruttu kuskile tuppa katuse alla saama. Muidu läheb orbiidile ära see lennuk, et nii võimsat väge täis söönud ennast, et ja puulatvades lihtsalt tiirutan ringi ja ma ei saagi alla praegu. Nii et võimas värk jah, nende kombo, mis siin, ma ei tea, palju siin kokku tuli nüüd neid erinevaid neid tegelasi, kes nahka sai pistetud. Et see päris võimas reaktsioon jah. Eks näha ole, mis hommikul vetsu minnes toimub, et kas on väga fireball või ei ole. Aga õnnestus isegi õhus ringi keerata ja proovin saada kodu poole, aga teie sööge ka kindlasti kõike seda manti, mis praegu loodus pakub, et on väge täis ja kindlasti organism vajab neid asju, mis siit otse latvadest tuleb ja muru seest roomad ringi ja kaabid otse hammaste vahele, et tasub süüa praegu. Et siin juulis juba enamus asju läheb selliseks puiseks, vanaks juba ja ka praegu on kõik iga puuleht on nii gurmee värk, et andke aga tuld.